sinine. Räägin need siis siin ära, ehk siis Flora ja Ararat siin naiste karikavõistluste poolfinaalis vastamisi Mari-Liis Lillemäe, kes siin Ararat praegu püsib mitmekesi ees ja kõik lähevadki, kõik need 11 mängijat kaitsevad seda väravat siin nurgalöögi olukorras. Tammikult löök, aga natuke üle jala, vahepeal välismaale õnne otsima. Aga Lillemäe ka kindlasti seda õigust kapteni poole kanda on igati väärt. Kurg pressib hinnast ikka sealt hästi sealt paremalt äärelt läbi, nüüd Lillemäelt tuleb pealelöök ka, aga läheb see ja tahaks loota eeldada, et ka tänavu ikka see neil kavas on. Õispuu nüüd saab väga hästi sinna liini taha palli, aga suudab Ararat seal praegu tõrjuda neid momente ja sealt veel blokke ja muid asju. Kamba peale ka neid tiime seal natukene juhtida ja ühendada. Aga jah, Lillemäe nüüd läbi minemas tuleb terava nurga alt löök. Neid lööke otsida, kui juba seal karistusala serval oled või seal nurgas juba sees. Aga eks võib-olla on ka sellised kindlad kokkulepped, et kust tuleks lüüa ja kust mitte. Siit nüüd pall kasti ja Lillemäe ei saa pallile pihta. Teinekord ongi mingi kontakti peale jalg päris kange. Natuke vaja liigutada läheb üle, aga siin Lillemäe otsimas esimest võimalust ja seal Ararat klaarib niimoodi, et kõik saavad korraga pihta. Seal tuleb igasuguseid blokke joone pealt ja joone tagant ja kõrge pall, jällegi seal on mitmekesi klaaritakse ja klaarita, seal nüüd käega mängija, penalti. Trian see oli. Et kas nüüd sellest? Samas siin ju kehast põrkab okei, aga Lillemäe samal ajal 34. minutil viib Flora juhtima. Ja Mari-Liis Lillemäe, jah, siis Flora aprillikuu parim mängija viib Flora juhtima. Korralik pall sinna posti kõrval. 8 mängijal, Užukina ja Južaninovad ja üks sellised on mänginud aina täismänge, ehk siis nõuab see Ararat siin päris palju oma mängijatelt ise ka ja siin Andi, kes läheb löögile, ikka läheb, aga tundub väga hästi saanud seda oma krutti pallile taha ja seal Ivanova tõrjub selle palli korraks latti isegi. Flora karistuslöök, Lillemäe vastu tehti viga. Tammikult pallikast otsib tagumist tsooni ja seal Niit hüppab ja teeb ja saab peaaegu löögile ka. Lillemäe teisest lainest ja suurepärane tõrje Ivanovalt. Tšenkol kuidagi klaarida võimalik, et seal vasakule ääreldal ikka tõesti väga keeruline tööpäev täna. Tammikul nüüd palli nii taha, Tammik proovib seal midagi teha ka Õispuu ja ikka ei saa seda palli sinna võrku, sest nurgalööki. Aga no vaatame. Pall tuleb madalamalt ette posti Häberli vahel ja siis Lillemäe lööb natukene kaugemale selle palli ette ära. Nüüd võimalus lüüa peale. Aga läheb pall ikkagi väravast mööda seal. Ja siis pärast seda teisel poolajal ei löödud üldse väravaid. Ja siis lisaajal läks Ararat oma teed. Puusja Karasjan, Ilona Savitska ja Anna Movtšan. Väravad lõid siin nüüd Flora lähedal oma teisel, aga ei tule siit ja ei tule ka siit. Pall kastis, tagumisse posti seal nüüd jällegi. Suudab palli säilitada. Trian, Karasjan. Vahelt sööt nüüd sinna Savitskajale. Abi on nüüd sinna vaja. Pall kasti, löök tuleb ja seal nüüd suudab Käpa kuidagi ära päästa selle olukorra. Toimub. On siis enne naiste mäng ja siis on meeste mäng. Oi. Joon tuli enne vahele, korraks nägime jälle Aleksandr Ševaldaevat, kes seal rõõmsa näoga oli. Paltsid pall kasti, Sahinov kõige kõrgemal, Niit pikendab värava alla, seal Ivanova päästab ja teised teevad ja päästavad ja löövad lõpuks selle palli sealt minema ja tagant läbi. Millal läheb terav nurga alt löögile ja napilt värava postist mööda. Sekundid pigem nüüd tõesti täitsa viimased. Ja kõik. See mäng on siin lõppenud ja FC Flora läheb naiste karikavõistluste finaali. Läheb sinna, kus ootab neid ees Saku Sporting. FC Flora tänane kapten Mari-Liis Lillemäe, palju õnne! Kui raskelt see tegelikult nüüd tuli?
Aitäh ja tegelikult väga raskelt tuli, et nagu lõpus oli näha ka, siis oli selline pinge oli päris üles keeritud, aga ma ütleks, et väga lahe mäng ja au ja kiitus Araratile, et nad nii visalt võitlesid ja väga kõva lahingu pakkusid meile. Kas oli see üllatus ka, et Ararat niimoodi peale tuleb? No liigahooajal oleme näinud, nad on tegelikult väga tublisti mänginud, aga just, et oleks eeldanud, et olete paremini üle. Kas oli üllatus see tänane mäng, et ta selline sai? Ma ütleks, et ei olnud üllatus, et me teadsime, et tegelikult Araratil on, see on nagu põhimõtteliselt ainus asi, mille peale mängida, et liigas kahjuks nad punktide peale mängida ei saa. Me teadsime, nad tulevad täiega, nad tahavad sinna finaali pääseda, et ei olnud küsimustki. Ma ütleks, et meie poolt ei olnud nagu kõige parem flow või selline, kõik ei söönud päris nii, nagu oleks tahtnud, aga kõige olulisem, et võtsime selle võidu. No kuigi olete jah tõesti tänavu ilusasti võitnud, siis justkui teie mõistes oleks nagu mõõnaperiood, et 2 sellist ikkagi nappi mängu lõpuks tulemuse poole pealt, et mis siis teil natukene toimub? Ma ei ütleks, et mõõnaperiood, lihtsalt viimased mängud täna ka tegelikult meil oli väga palju võimalusi, sellised, mida oleks pidanud ära lööma. Aga jah, lõpuks realiseerimise taha jääb ja ma ei ütleks, et meil mõõnaperiood on. See, et sa oled täna kapten, see ikkagi natukene uus värk on, mis selle taga on, et täna see pael sinu käe ümber on? Lihtsalt treenerid usaldasid täna mind. Kui suur au on siis Flora kapteni paela kanda, et ma usun, et ikka on? Jaa, väga-väga, jah. No kui raske see mäng täna oli, väga napp kaotus, kui väsinud ikkagi olite? Suhteliselt väsinud ja me ei mänginud enne muru peal, nii et oli suhteliselt raske ja pooltulga oli täna matemaatikaeksam põhikooli, nii et see oli mentaalselt ka suhteliselt raske. Aga andsime endast parima ja kindlasti võitleme edasi ja trennime ka. No mille üle täna kindlasti rahul ja õnnelikud olete, et see võitlus oli teilt väga tubli, mis veel kindlasti täna nii-öelda positiivne oli? See, et andsime ennast parima ja mängu alguses ei arvanud, et kohe anname alla, vaid ikka, et arvasime, et saame võita ja oleme võimelised.